Tere hea vaataja, mina Tanel Riivits, rõõm näha. Tänases Võlgnikud TV videoepisoodis toon teie ette järgmise võlgniku, kelle osas vaatame üle, kes ta on, mille eest ta võlgu on, kui pikalt ta võlgu on, millest on võlg tekkinud, mida on tehtud võla sissenõudmiseks ja kas see on võlgniku ainuke võlgnevus ning kas tal on ka oma arvamus sellest videost või võlasuhetest üldse. Et selle video eesmärk on ikkagi endine, nagu kogu meie tegevuse ja kanalil, et me toome avalikkuse ette võlgnikud, kelle käitumine on pahauskne, see on mustriline ehk et nad on ka varemgi võlgu jäänud ja eesmärk on peamiselt ikkagi infot levitada ja hoiatada selle eest, et sama inimese käest ei saaks järgmised ohvrid siis rahalist kahju. Aastaid tagasi jäi Andrus Kits 3000 eurot võlgu oma tuttavale saadud laenu eest, mille kohta ta andis ka oma allkirjaga võlakirja, milles lepiti kokku võla tasumine. Siiski võlgnevust ta tagasi ei maksnud osaliseltki. Aastaid hiljem esitasin talle võlanõude pakkumisega võlaküsimus lahendada omavaheliselt odavamalt, seda siis kohtu ja kohtutäituri kuludeta. Sellele pöördumisele Andrus aga ei vastanud midagi, kuigi päris kindlasti ta sai selle kätte. Ka kohtupoolsele pöördumisele Andrus ei vastanud ja kohus otsustas, et võlg tuleb tasuda koos intressite kohtukuludega ja seda kokku summas siis 6200 eurot. Seejärel jõudis võla sissenõudmine juba kohtutäituri kätte, kes lisas nõudele ka omad sissenõudekulud. Peale mitmekuulist menetlust tõdes kohtutäitur, et Andruse suhtes toimub veel arvukalt muid täitemenetlusi, nimelt 8 tükki ja kuivõrd võlgnikul pole ei ametlikku palka ega vara, siis kohtutäituri käed jäävad hetkel lühikeseks. Kontakteerusin Andrusega otse ja arutasime maksegraafiku tingimusi, kui maili teel Andrus räägitud mulle enam ei kinnitanud ega asunud ka oma sõnade järgi elama, ehk et raha temalt ei laekunud osaliseltki. Hoiatasin teda seejärel, et avaldan temast Võlgnikud TV kanalisse video ning pakkusin Andrusele võimalust videos kaasa rääkida, kas siis kaamera ees või maili teel, oma võlgnevustest, oma elufilosoofiast ja nii edasi. Kuid selle võimaluse otsustas jätta Andrus kasutamata. Teadmata küll täpselt summa mõttes, kui suured on tema muud võlad kokku, on turvaliselt kindel väita, et neid võlgasid on tal kindlasti rohkem kui 7000 eurot. Ja pole liialdus öelda, et sisuliselt on Andrus Kits omadega pankroti seisundis, olgugi et kohus ei ole seda välja kuulutanud. Nii, me oleme nüüd siis tutvunud antud võlgniku võlatoimikuga. Eks aeg on teha väike võib-olla kokkuvõtte sellest, et kas siis tasub selle inimesega luua rahalisi suhteid või mitte. Minu isiklik arvamus on, et seda ei tasu. Nagu me näeme, et tema käekiri ei ole, teab mis heauskne rahalistes suhetes ja sellest on tekkinud rahalised kahjud. Et aga eks päeva lõpuks otsustab igaüks ise oma raha eest ja kas ta riskib teha võlgnikuga tehinguid või mitte. Tõsi, see on riskantne. Ma tänan vaatamast ja kohtumiseni!